selle fookuse paika. Kuidas ise käima läheb? It doesn't even matter how much you mean to me. Hei, mina olen endiselt Aida ning te vaatate jälle Seven Fantastic Girls channelit. Ja täna on esmaspäev ning on minu kord teha video. Ma olen väga seda päeva oodanud. Ma ei tea. Selle teema oli freestyle ning mina otsustasin teha jaanuarikuu lemmikud, kuna eile just lõppes, täna on 1. veebruar, eile just lõppes jaanuaris ja ma otsustasin teha siukse laheda video. Aga alustame. Võtsin endal siis selle komisjoni pealt ära, kuna mul hakkas pagan. Ja siis ma olen ostanud mingi topmodelli värgi ja siis nagu ma eriti üldse joonistasin. Ja siis ma tahtsin just seda taganeed kasutada märkmikuna ja siin ma kirjutan tavaliselt kõik oma videoideed ning siin on kirjas need kuulemikud. Nii siis lemmik äpp oli Instagram, kuna ma kasutasin seda praktiliselt iga päev ning Instagram on elu lihtsalt. Ma ei tea, ma vist ei hakka siia põhjust juurde lisama. Aga jah. Mulle väga meeldib see äpp ja see on põhimõtteliselt iga kuu mu lemmik, kui ma just midagi muud ei leia. Te näete mind natuke kaugemalt. Aga jaanuarikuu lemmikriide ise oli siuke sweater, kui seda saab nüüd nimetada. See on nagu kõik arvavad, et nagu minu ema kodus selle, aga see on siis põhimõtteliselt, see on siis siuke kampsun kraega ja see nagu ei ole, see alla käib nagu topp, et see on siis niimoodi, siit paistab, mul on natuke musta, siit paistab läbi natuke, all on topp ja siis see ei ole nagu päris kata siit ära, et see on nagu nagu see ei kata ära, et seda topi nagu äärt on näha siis. Ja nüüd lähemegi jaanuarikuu minu lemmikasja juurde, mis on meigitoode ning selleks on siis Babylips Electro. Ma armastan seda. Ma võtsin selle ühelt YouTuberilt. Miks ma ütlen poolidele? Selle eelmise kuu lemmik YouTuber oli siis Alicia Marie. Ta on nagu reaalselt iga kuu mu lemmik. Neid on nagu üksikasjaliselt veel palju. Näiteks tema õde teeb mega hästi neid videoid ja värke. Alicia Marie. Armastan teda. Nagu selles mõttes. Tahaks tema olla. Tal on nii palju lahedaid asju. Ja noh, elu on fun ja ta on suht lahe, ma tahaks temaga päris elus kokku saada. Millal küll, ma ei tea millal. Minu puhul on see. Selle eelmise kuu lemmik YouTuber oli siis Alicia Marie. Ta on nagu reaalselt iga kuu mu lemmik. Neid on nagu üksikasjaliselt veel palju. Näiteks tema õde teeb mega hästi neid videoid ja värke. Alicia Marie. Armastan teda. Nagu selles mõttes. Tahaks tema olla. Tal on nii palju lahedaid asju.
elu on fun ja need on suht lahe, ma tahaks temaga päris elus kokku saada. Millalgi, ma ei tea millal. Minu puhul on see. Niisiis, selle kuu lemmiktund on, miks ma ütlen eelmise kuu lemmiktund on siis, see on iga aasta käsitöö ning nagu meil õpetati täna kudumist. Ma tean, ma olen nii lahe inimene, ma ei oska kududa, oskanud. Meil õpetati täna kudumist ja siis nagu reaalselt ta näitas ühe korra selle nagu sõlme tegemist selle ette üle, ma tean seda, aga ma ei osanud just seda silmusid teha esimese. Ta näitas ühe korra ja ma oli nagu 5 käes. Nagu selle nagu meil õpetaja nagu lihtsalt ütleb suulised hinded, et kuidas me aru saime ja 5+ käes. Mulle väga-väga meeldib see tund. Niisiis, jaanuarikuu lemmikjook, mis on ka iga aasta, kuna see on meie suguvõsaga niimoodi tulnud, Coca-Cola. See on iga kuu siis, nagu ma ütlesin. Vist. Ja mitte ma paks oleksin. Aga jah, mulle lihtsalt meeldib see jook ja lihtsalt ei meeldi see reklaam, mis neil on, sest nad arvavad endast liiga palju, aga muidu mina arvan küll neist väga palju sellest nagu firmast ja ma räägin teile kohe ühe mingi sugrimurgi jutu ka, miks meie suguvõsal on niimoodi kaasa arenenud see, et lemmikjook on Coca-Cola. Siis mu isa on käinud operatsioonil ja nagu mandli või midagi ja siis talle öeldi, et ei tohi Coca-Colat juua. Kuna ta oli harjunud seda jooma, siis ta jõi seda, ma olin kuskil 3-4 aastane vist või mingi aeg üldse. Ja ta jõi seda Coca-Colat ja tal nagu, tal on vist maahaavad. Ja siis see Coca-Cola just parandab seda, kui öeldi, et ta ei tohi juua, et see jääb just asja hullemaks. Ja arstid ise nagu olid ka kohkunud selles. Ja kuna ta peab iga päev jooma natukene Coca-Colat ja tal on seda sõemas ka, siis ma võtan ka siukse jooksu, siis ta rohkem ei luba võtta, siis tal on väga vaja seda, nagu tema seedimine ja kõik oleks nagu tipp-topp ja noh, ma ei oska enam mitte midagi rääkida. Aga ma loodan, et te saite natukenegi aru. Niisiis, oleme jõudnud minu teise lemmiku asjani. Jaanuarikuu lemmik riidepood on, kus ma olen saanud väga-väga palju asju. See bluus on sealt ja see kamp, nagu ma olen see saanud. Aga siia on minu lemmikriidised. Ja siis see kampsu, mis ma näitasin ja sussid ja on veel asju, mis ma olen sealt saanud. Sealt saab ka muidu väga ilusaid telefonikorpuseid. Või noh, ennem see, ma ei tea, miks enam ei müüda. On Taco Fashion. Okei, ma ei oska rääkida. Taco Fashion ning see on minu arust. Ja mis kõige parem, ma sain täna teada, minu ühe väga-väga hea sõbranna ema töötab Taco Fashionis. Ja ma varem ei teadnud seda. Meie pere ostab väga palju asju üldiselt nagu takost, siis on suht odav koht ja suht lahedad asjad. Ning ma saan endale sealt varsti. Millalgi, kui me uuesti linna läheme, meil natuke rohkem raha. Samasuguse kampsoni, kui on veel. Samasuguse kampsoni nagu BFF-il on ja ma juba väga ootan seda. Nii siis eelviimane kategooria on siis lemmiklaul. Mul on 2 lemmiklaulu. Mul on tegelikult neid veel. Üks on, ma tean, et need on nagu üle põhimõtteliselt. Ühel saab suvel ja teisel saab mais nagu see aasta täis. Aga veel ei ole aasta. Ja see on siis Made Me Feel, Cartoon ja Kristel Aaslaid ning Elina Borni mingi laul. Ma üritan kuskil siia teksti panna. Ma ei oska seda laulu pealkirja hääldada. Mingi Chili Manjaro.
ma ei oska inglise keelt nii palju, kuid tema oskab. Viimane kategooria ehk siis 3. minu lemmik on söök. Selle kuu eelmise kuu lemmiksöök on pitsa. Sest see on nagu üli hea. Ma ei suuda uskuda, kuidas minu klassiõde, sorry, ma olen sarnane, minu klassiõde lihtsalt nagu vihkab pitsat. Ma nagu reaalselt vihkan teda, kuna ta vihkab minu lemmiksööki. Ja mis kõige parem, ma sain teada, et see on ka minu lemmik. See on minu BFF-i lemmiksöök. See on üli hea. Niisiis. Ma väga loodan, et teile meeldis see video. Kui teile meeldis, pange like, kommenteerige tagasisidet ning ka vajutage ilusale säravale punasele subscribe nupule. Sest see teeb meid väga rõõmsaks ning kui me oleme lähemal juba 100 subscriberile, siis meil on mingi special teema, võib-olla, see on nagu special freestyle ja me vaatame veel. Tehke seda, mis ma ütlesin ja